Kammkeraamikakultuuri inimesed kasutasid niisuguseid tööriistu ja tegid niisugusi savipotte. Õpetaja, aga kus minu esivanemad siis elasid? Oskar, niisugust asja ei ole kunagi võimalik teada saada. Nüüd on see võimalik. Tere, mina olen Oskar. Enne kui räägime minu esivanematest, vaatame, kuidas geneetika aitab meil ajalugu uurida. Kõigepealt peame rääkima sellest, kuidas lapsed tekivad. Laste geenid on juhuslik segu nende vanemate DNA-st. Seetõttu ei ole laps geneetiliselt kunagi täpselt sama, mis kumbki tema vanematest. Üks osa DNA-st pärandub aga alati vanemalt lapsele muutumatult. Isalt pärandub pojale muutumata kujul Y-kromosoom ning emalt tütrele mitokondri DNA. Kui sa oled naine, siis sinu emal ja vanaemal on sama mitokondri DNA ning nii mööda emaliini edasi. Sama on meestega Y-kromosoomi puhul. Need DNA osad ei muutu paljunemisel, kuid aja jooksul leiavad nendes aset mitmed mutatsioonid. Y-kromosoomis on neid palju rohkem ning seetõttu on seda lihtsam uurida. Siit edasi vaatame ainult Y-DNA-d. Kui võrrelda kahe mehe Y-DNA-d, saab teada, millal oli nende hilisem ühine esiisa. Kui andmeid on piisavalt palju, võib isegi oletada ühise esiisa elukohta. Kui minna niimoodi mööda isaliini rohkem kui 20 000 aastat tagasi, siis enam kui 90% eestlastest on esiisaks üks nendest 5 mehest. Need mehed on tähtsad sellepärast, et nad panid aluse suurtele hõimudele. Teadlased on omistanud neile niisugusi tähistusi. Kuid selleks, et järgnev lugu oleks paremini jälgitav, mõtlesime neile välja oma nimed. Nende järeltulijad ei tulnud Eestisse korraga, vaid saabusid siia erinevatel aegadel ja põhjustel. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas nende järeltulijad Eestisse jõudsid. Meie lugu algab viimase jääaja lõpus. Sel ajal oli Põhja-Euroopa jääkilbi all ning suure osa maailmajaost kattis inimtühi tundra. Inimesed olid koondunud Euroopa lõunaossa ja Lähis-Itta, kus nad pidid aastatuhandete kaupa kannatama külma kliima käes. Sel ajal sündis Balkani poolsaarel Aitor ja Euraasia keskosas Takta ja Aaras. Viimased pärinesid ühisest esisast ja olid varem ühest hõimust, kuid moodustasid hiljem eraldi oma suured hõimud. Nende meeste järeltulijad sattusid Eestisse esimesena. Kuidas see juhtus? Ühel hetkel hakkas jääaeg lõppema ning kliima soojenes ja jää asus tasapisi taanduma. Nüüd oli küttide ja korilaste ees inimtühi maa koos oma rikkalike jahiloomadega. Nad asusid liikuma põhja suunas. Jää taandus Eestist 11 000 aastat tagasi ja inimesed asusid siia elama varsti pärast seda. Kas Eesti esimesteks asukateks olid Aitori, Aarase või Takta järeltulijad või nad pärinesid hoopis mõnest muust hõimust? Seda ei oska me kindlalt öelda. Kuid me teame, et Aitori järeltulijad olid Baltimaades juba vähemalt 6500 aastat tagasi. Takta järeltulijad 7500 aastat tagasi ning Aarase järeltulijad kõige varem vähemalt 6000 aastat tagasi. Möödus hulka aega, kuni Eesti alale jõudis uus rahvastikulaine. Nendeks olid teised Aarase järeltulijad, kuid nad erinesid tunduvalt nendest Aarase järeltulijatest, kes olid varem siin piirkonnas elanud. Mis oli nendega vahepeal juhtunud? Asi oli selles, et kõik Takta ja Aarase järeltulijad ei olnud aga läinud varem põhja. Mõned neist olid asunud elama Kaspia ja Musta mere steppidesse. Neid tuntakse hilisemal ajal indoeurooplastena. Seal kodustasid nad hobused, võtsid kasutusele pronksist tööriistad ja asusid harima põldu. Need uuendused andsid indoeurooplastele teiste hõimude ees suured eelised ja 5–6000 aastat tagasi hakkasid nad kiiresti laiali rändama. Selle tulemusel on tänapäeva eurooplaste hulgas nende järeltulijaid kõige rohkem. Nende poolt kõneldud keel sai enamik Euroopa keelte aluseks. Takta järeltulijad liikusid peamiselt Lääne-Euroopasse ning Aarase omad asustasid muuhulgas Ida-Euroopa ning jõudsid Eestisse veidi vähem kui 5000 aastat tagasi. Nad tõid endaga kaasa põlluharimise. See andis Aarase järeltulijatele suure eelise kohalike küttide korilaste ees, kuna võimaldas saada samalt maalalt rohkem toitu. Aarase järeltulijad paljunesid ruttu ning nad hakkasid moodustama suuremat osa Eesti elanikest. Lõpuks hakkasid ka kütid korilased põldu harima. 4. eestlaste esiisa Kalev sündis Ida-Aasias umbes 15 500 aastat tagasi. Hiljem rändasid tema järeltulijad lääne ja põhja suunas. Osad neist asusid elama Uurali mäestiku lõunaossa. Seal sündis Kalevi hõimu 5000 aastat tagasi üks mees. Kuna ta oli Kalevi pojapoegade hulgast, siis kutsume teda Kalevipojaks. Tema poolt alustatud hõim hakkas edukalt suurenema ja omakorda laiali rändama ning Kalevipoja järeltulijad asustasid suure osa Euraasia põhjaosast. Tänapäeval elavad Kalevipoja järeltulijad maades, mis ulatuvad Tšukotkast kuni Norrani. Osad neist liikusid veel teadmata ajal lääne suunas ning asusid elama Läänemere idakaldale.
kuna nendel aladel, kus Kalevipoja järeltulijad elavad, räägitakse soome-ugri keeli, siis arvatakse, et Kalevipoeg oli soome-ugrilane. See tähendab, et meie praegune keel kujunes välja keelest, mida omal ajal rääkis Kalevipoeg. Kalevipoja järeltulijate ümberasumise täpne aeg ei ole kindlaks tehtud ning selle väljaselgitamise kallal teadlased alles töötavad. Samuti ei oska me öelda, mis andis Kalevipoja hõimule kohalike elanike ees eelisse ja võimaldas neil nii ulatuslikult laiali asuda. Kui sinu esiisad on põlised eestlased, siis võid teadlasi nende probleemide lahendamisega aidata. Sellest rohkem video lõpus. 5. eestlaste esiisa Ragnar sündis 5000 aastat tagasi tõenäoliselt Kesk-Euroopas. Tema hõim oli elanud Euroopas vähemalt alates jääaja lõpust. Ajapikku tõrjuti Ragnari järeltulijad aga teiste hõimude poolt Skandinaaviasse, kus sel ajal elasid kütid-korilased. Kuna Ragnari järeltulijad olid põlluharijad, siis paljunesid nad kiiresti ning muutusid Skandinaavias suurimaks rahvarühmaks. Hiljem hakkasid skandinaavlased palju laiali rändama ning nii sattus rohkem Ragnari järeltulijaid ka Eestisse. Aitor ja Takta olid siin esimesena, kuid hilisemad migratsioonid vähendasid nende arvukust tunduvalt. Seetõttu on kõigest 3% eestlastest Aitori otsesed järeltulijad ning 9% Takta järeltulijad. Aarase järeltulijate arvukusel aitas kaasa põllumajandus ning seetõttu on neid eestlaste hulgas 33%. Kalevi hõim jõudis siia kõige hiljem ning Kalevi otseseid järeltulijaid on 31%. Ragnari järeltulijaid tuli siia samuti arvukamalt ja seetõttu on neid eestlaste hulgas 15%. Eesti Family Tree DNA projekti järgi jaotuvad need numbrid aga järgmiselt. Kui tahad põhjalikumalt lugeda sellest, kuidas nende meeste järeltulijad siia jõudsid, siis laseme ekraanile lühikesed ülevaated. Võid panna video pausile ja need läbi lugeda. Selline oli ülevaade eestlaste päritolust. Uurimustöö veel käib ning meie antud pilt on lihtsustatud. Järgnevatel aastatel saame eestlaste päritolu kohta teada palju rohkem. Tagasi Oskari juurde. Kes nendest meestest on siis tema esivanem? Oskar tegi geenitesti ning sai teada, et ta on Aarase otsene järeltulija. Ta sai teada ka oma esivanemate rännutee. Tema esiisad rändasid metsastepi alalt Kesk-Euroopasse ning liikusid siis Skandinaaviasse. Sealt rändas tema hõim laiali erinevatesse paikadesse üle Põhja-Euroopa. Nende hulgas oli ka Oskari esiisa, kes tuli Eestisse. Geenitesti võib endale tellida igaüks ning õigupoolest on 3 põhjust, miks sina võiksid tahta seda teha. Esiteks saad sa teada, mis suguharust sa pärined ning milline oli sinu esivanemate rännutee Eestisse. Teiseks, me veel ei tea, millal saabusid Eestisse Kalevipoja järeltulijad. Teadlased teevad selle kallal tööd, kuid ka sina võid neid aidata, lastes oma esivanemate päritolu kindlaks määrata. Iga uus informatsioon viib meid vastusele lähemale. Praegu on Eestis veel testitegijaid vähe ning seetõttu teame ainult seda, kus elasid meie esivanemad tuhandeid aastaid tagasi. Kuid mida rohkem inimesi oma päritolu kindlaks määrab, seda paremini ja olevikule lähemale saame jälgida kõigi meie esivanemate rännuteed. Näiteks praegu Oskar veel ei tea, millal tema esiisad Skandinaaviast Eestisse rändasid, kuid sinu kaasabil võib ta seda ühel päeval teada saada. Niisiis, kelle suguharusse sina kuulud? Kas oled otsene järeltulija ühele nendest meestest? Või kuulud hoopis mõnesse palju haruldasemasse suguharusse? Kui tahad saada vastust nendele küsimustele, siis peaksid kaaluma geeniuuringus osalemist. Uuringu kohta saad täpsemalt lugeda video all olevast lingist.